Tere hommikust! Sellest tuleb üks nädalane discgolfi vlog. Me oleme Soome. Seal toimub Euroopa üks suurimaid diskiturnasid nimega Tyyni Open. Praegu on pühapäev, 3. juuli. Kell on 8. Mina söön kiirelt ära oma banaani peanut butteri võileiva. Ja siis tuleb mulle juba Alex järgi ja siis me paneme vutt-vutt. Sadama poole teele. Let's go! 2 spordikotti, voodiriided, pluss veel siit tulevad kaasa ka mütsid ja papud. Ja discgolfi varustus ka veel, nii et ma loodan, et see kõik maab autosse ära. Mahtus, 2 inimese asjad on siin on isegi diskikorb peidus. Ja kõrvalist meil on ka veel 1,2, aga nendega me nüüd Soome võrutame ja lähme laeva peale. No nii, Soome laeva esimene vaatamisväärsus on ka nähtud, inimesed 5 kasti longeroga. Ja nüüd kiire lõuna ja meil on veel kõva 2,5 tundi sõitu. No moikka, hei, meie saavuime Suomen ja lähteme pelaamaan discgolfi ja siis kaikki on kunnossa ja ilm on õnneks ilus, nii et tõotab tulla vähemalt tore pühapäev. Nii, me tegime Tali diskiraja ära. 800, päris keeruline ja pikk ja karm, eriti sellise mõnus ilmaga, nagu meil praegu on. Aga nüüd me jõudsime kodusse, siinkohal tänan tädi, kelle juures meil on võimalik olla need nädal aega selle mõnusa vaatega siin. Ja nüüd on kõitu jube tühi, nii et me sööme. Tere hommikust! Esmaspäev, meil hakkab kohe esimene nädalamäng pihta. Me võistleme, testime ühe raja ära, eile õhtul testisime juba korra. Päris raske rada on üks nendest 3, kus me võistleme. Aga need hinnad siin poes, sõbrad, issand, süüa ei julge osta, ega siin me vee peal oleme. Aga senimaani üks väike multivitamiini komm sisse. Massaaži püstol tööle. Teeb jalad üle ja läheme võistlema. No nii, me käisime vahepeal mängimas sellises kohas nagu Virviku, see on maaliliselt kaunis koht on seal üles ja alla ja teel sinna sa sõidad justkui Läänemere ääres, aga see on selline sisesopp, ülikaunis koht diski mängimiseks, aga keeruline rada ja nüüd me läheme siis main kohta, kus tegelikult kogu see sündmus põhiliselt aset leiab Sibe discgolf. Lähme vaatame, seal on hästi palju ketted müügil, me oleme nagu lapsed kommipoes kohe ja uurime what's all the fuss about. Kettaid for days. Ja ei saa sellisest kommipoest ära tulla ilma, et midagi ostaks. Me mõlemad ostsime 2 ketast. Mis sa, Alex, ostsid? Ma võtsin Exploreri ja Justice'i. Jah, siin nad on. Näitame ükshaaval siis. See on Juss. Justice, sellise ilusa tädiga siin peal. Kange ketas. Ja siis on veel ilus ketas on Explorer. Ma ei tea, mis nurga alt seda näidata teile. Aga see on Emerson Geeti Opto X Explorer. Ma näitan nii pidi, siis te näete veits paremini. Nii, ja siis mina, kui siniste ketaste austaja, otsisin pikalt SkyCode 4, või otsisin pikalt, ma lihtsalt Eestis ei jõudnud seda osta. SkyCode 4 sellisteks lähenemisteks.
ja siis, mida mina Eestis veel väga müügil ei ole näinud kõikides poodides, Nicolo Castro Mint Glass diskides, see on siis Zone'i sarnane ketas. Ma teen sellega paar viset, testin ja vaatan, võib-olla läheb hoiule. Tere hommikust, meil on teisipäev ja me läheme mängima nüüd sellist rada nagu Virvik, mis on visuaalselt väga ilus, aga üsna keeruline rada, sellepärast puid on palju. Eilse esimese eelvõistluse jäin ma teiseks, joppas. Vaatame, mis meil edasi tuleb. No nii, life on the road'is on nii raske, et me peame ainult kiirtoituse jääma tee peal. Tegelikult nii hull ei ole, aga kuna me planeerisime teha 2 raundi päevas, ehk siis hommikul on võistlusraund ja õhtul on treeningraund, siis ühes kohas teise liikmena võtab 40 minutit, täna isegi üle tunni, tund 10. Siis me vahepeal teeme väiksed pitstoppe, mõnikord Lidlis, mõnikord mujal ja täna on vahe pitstopiks Subway, väike Fanta. Ja siis me lähme nüüd vaatama edasi ja täna me mängisime sellist kohta nagu Virvik. Mängis nulli, pole kõige parem, aga meil on veel mitu päeva võistluse ees, nii et vahepeal on vaja ennast tankida ja toit on siin kuradi kallis. Ja esimene rada, par 360 meetrit, mängib siis otse veidikene mäest ülesse ja lähen siis Glass Discsi Mintiga tegemist on siis Zone'i laadse kettaga Nicolo Castro seeriast. Peaaegu. Teine rada, par 374 meetrit, tagantkäe rada, mängib sujuvalt vasakule, siuke haiseri vise ja lähen uuesti Mintiga. Pole paha. Ja pirku. Ja 7. rada, par 3, 64 meetrit. Korv on otse, täpselt otse viskad, siis seal on mõned puud ka, aga ma lähen eest käe ja Mintiga. Ja kuskil pin high vist. Ei pane. No nii, täna on kolmapäev. Meie tänane eelvõistlus on mängitud Fordi amatööri rajal. Mul õnnestus visata -8. Torus oli ilmselt -10, aga hetkel ma hoian esimest kohta sellel eelvõistlusel ja nüüd me oleme sellises kohas nagu Sibe discgolf ja siuksed mõnusad avatud rajad on siin ja me läheme võtame oma players back'i ära, ehk siis peaksime saama mingit nidi-nädi endale selle osalustasu eest, lähen vaatame, mis seal sees on ja läheme kuskile kahtlasesse telki, vaatame, mis see telk meile pakub. Hello. Hello. So we came to get our players back. Yes. Which division? MA3. MA3. Yes. Both? Yeah, both. First name? Roger. Thank you. Take your country. Thank you. And then You can choose which color For me, this one. the size of your shirt. M. M and blue. M and blue, yes. And for you, Also M and but white. cups for you. Mm-hmm. So the same. Same size, right? And that yes, way. one size. Mm-hmm. Okay. Hello. Umbrella? Yes. Mm-hmm. Thank you very much. Väga ilus, igaüks sai oma riigilipuga mini, see on siis asi, mis pannakse ketta ette, et markeerida ära oma ketas. Siis sai Tüüni logoga käpi, väga kasulik. Siis saime vihmavarju, ma olen pikalt tahtnud tegelikult korralikku discgolfi vihmavarju ja see on päris suur, ma ei hakka seda praegu lahti võtma, aga lõpuks see on väga kasulik asi. Ja siis me saime mõlemad ka ühe T-särgi ja ka veel ketta. Väga ilus sinine sparkli pure
ja kusjuures see on hea, et ma selle sain, sest ma arvan, et see läheb mul ka üsna varsti võib-olla rakendusse, sest mul ongi midagi sellist kotist puudu, mida niimoodi sirgelt visata ära. Ja mõnus T-särk, siuke M spordimaterjalis, siuke hingav. Ja siis on veel mingid kaelakaardid ja issand, ma ei teagi, siin on mingid asjad, mida ma veel ei tea, mis need on, aga väike pin ka. Ja kui juba sellisel võistlusel kohal, siis ei saa ilma ketaste ostmisteta, kuna Lätitud 64 on väljas ketastega, mis ei ole veel Euroopas väljas, siis sai 3 tükki võetud, üks on siuke ilus eesti keeles elevantidega veits kangem ketas, aga mulle meeldib siuke, ta on ilusti Spirli. Siis on veel siuke veits wavy, selle nimi on Maverick, näeb ka hästi nunnu välja. Ja siis Kristini Grace, mis on orbitaga läbipaistev, sisemine osa on kõik läbipaistev, näeb üli dope välja. Räägime teile vahepeal sellest ka, mis me sööme siin üldse, sest kui me poodi sattusime, siis meil sai kerge šokk osaliseks, et kui palju asjad maksavad. Aga me arvastasime, et hea lihtne on Ben's Original, vesi sisse ja Mexican Style Rice. On täitsa selline okei kannatatav hind, see oli vist mingi 1,99 äkki. Ja noh, igaks juhuks on varuks nuudlid. Ja siis meil on hommikusööki korralikult, aga täna meil käis jäätisauto siin. Ja jäätisautost me ostsime endale natukene siin jäätiseid erinevaid üliäge, sai suurest kaubikust osta ja näksiksin igast banaani ja õunu ja selliseid lihtsamaid asju, et päris nälga ei pea jääma. Neljapäev, esimene võistluspäev ja muidugi sajab vihma. Nii et õnneks on kõige kergem rada nendest 3, mida me üldse peame mängima. Aga mul on 45 minutit selleni, kuni ma stardin ja üks positiivne asi on see, et siin mängitakse esimesel viskel sulle sinu poolt välja valitud muusikaklippi 30 sekundit, nii et saab hea tümmiga rajale minna. Warm welcome for Roger Tipar! Tere hommikust, kell on 6:44 hommikul ja meie sõidame diski mängima, mis on tunni aja kaugusel. Nii juhtub, kui sa mängid niivõrd kehvasti, et sa oled üks esimestest, kes rajale läheb, sest liidrid lähevad tavaliselt lõpus. Ja eilne päev, seda millist avaviset te just nägite, see oli katastroof. Nii et nüüd me lähme maailma tippu üles-alla viskeid nautima ja lootma, et sealt oleme tagasi veidi parema emotsiooniga. Ja teine võistluspäev on meie jaoks läbi. Me pidime kell 6 hommikul ärkama selle jaoks, et saaks täna mängitud, sest et meil eile läks vähe nihu, see mängukene. Ja kell 9 oli meil juba läbi, nii et me käisime nüüd, vaatasime veel ühe diskiraja üle ja nüüd me oleme tagasi siin põhialal, kus siin on parkimist sitaks ja lähme vaatame Pro Shopi, sest et enne seda, kui ametlik võistlus algas, siis ma ju mängisin hästi ja siis mul tuli head tulemused. Ja ma sain isegi top 3 kogu aeg, mis tähendab, ma sain voucherid ja nüüd ma saan nendest kettaid osta. Sest et ma olen selles tugevusgrupis, kus veel raha välja ei saa, kui sa midagi võidad. Aga praegu need päevad ongi sellised, viskad kettaid, jalad taevasse ja järgmine päev sama, viskad kettaid, jalad taevasse. Ja tuli välja, et ma 3 võistlusega sain kokku 97 eurot vouchereid ja siin ma sain need siis peeneks panna nii-öelda, mis siis 97 eurot sulle annab. 97 eurot annab sulle tüünikäpi logoga ja 4 ketast, mis kõik on umbes 20 euro kandis. Selline ilus roosakas scotch, siis punakas roosakas, võib-olla veel ilusam nuke. Siis on üks minu lemmikuid Zone, mul seda tüüpi Zone'i veel ei ole. Ja siis eesti keeles kutsutakse hellitavalt Jussiks seda, see on Justice, naiste rahvas, kes sulab jää seest välja, siuke kange ketas. Nii et 4 ketast ja müts võrdub põhimõtteliselt, või tegelikult ta läkski mul, kui nüüd aus olla, läks mul veidi üle 100 euro. Nii et kallis asi on see disco.
No nii, selleks korraks ongi läbi. Viimane kõige keerulisem rada on läbitud, selle ma tulin +4-ga maha, mis on iseenesest minu reitinguga võrdne põhimõtteliselt, aga rahul selles mõttes väga ei ole, alati kunagi ei ole rahul millegagi. Ma tean, et ma mängisin siin eelvõistluse +1, täna +4 ja täna eeskäsi ei tööta nii, nagu ta oleks võinud töötada. Aga lõppkokkuvõttes ilmselt ma sinna kuskile keskele jään, ma arvan 120 inimesest, seega nagu mitte kõige hullem, aga mitte midagi ka millega rahul olla. Täna ma võitsin nüüd vähemalt oma puuli ära, nii et ma saan mingisuguse, ma ei tea, rammirendi boksis saan mingisuguse auhinna. Ja siis me vaatame nüüd ilmselt mingi hetk, kuidas tänane Elite kaart mängima hakkab, kuidas Silver Latt top 4-s võistleb. Ja siis meil on nüüd laupäeva õhtu vaba ja pühapäeva poolpäevaga vaba selleks, et tagasi laeva peale minna ja Eestisse. Nii et nüüd saab jalad lakke visata ja hakata veits puhkama. Juba 3. päev järjest, kui me oleme siin põhialal. Seekord siis sellepärast, et tund aega on Eesti esikahurid Silver Latt ja Kristin Tatar putkas, saab osta eri kettaid ja me lähme küsime autogrammi siis mõnele kettale, siis saab kohe paar kilovatti juurde sellele kettale, lendab kohe kaugemale. Hello, I got this. Thank you. Yes. No nii, mis me saame? Oh, thank you very much. Thank you. No nii, saime sellise mini markeri endale selle eest, et võitsime puuli ära. No. Ja otsa hammustanud. Selle võtaks äkki mõlema omad, siis on hea mälestus. Mis kell mängid? Läbi. Juba? Kahjuks küll. No selles mõttes, kui ikkagi esimese päeva pekki keerad, siis ei ole midagi. Siia lähevad mõlemad jah? Diskiseppadele see võib-olla ütleb midagi, aga siin esmakordselt reliisiti siis selline halo pure, mis on niisuguse ilusa stämbi küll ilus ja nüüd siin on autogramm ka peal, nii et see läheb seina peale seisma ja teine on veel, see läheb siis kasutamiseks, siin on küll autogramm peal ja see ilmselt kulub mingi hetk maha, sest see plastik ei ole autogrammi jaoks kõige parem. Aga kuna ma ise viskan seda rive päris palju, siis siin on nüüd Silveri autogramm ka ja loodame, et see vähemalt püsib, seda on ilusti keskel. Ja siis on veel 2 tükki, mis esialgu lennutunde ei näe ja lähevad seina peale. Nii et mõnus, tore on näha profe ja toetada siis neid ostes nende kettaid. Nagu soomlased ütleks, et meie reisuke ongi läbi, nädal aega Soomes on juba läbi. Nagu valguskiirusel on see läinud ja tagasi teel Tallinnasse nüüd on laev ka murdu rahvast täis, nii et siin on hea lõpetada ära see väike vlog. Aitäh, et vaatasid ja kokkuvõtlikult võib öelda, et see oli hea kogemus discgolfi mõttes. Rahul ei saanud jääda, aga ilusad vaated, ilusad diskirajad, palju mängimist, palju õppimist. Näeme järgmises videos, tänks, et vaatasid ja lõpetuseks lõpetame meie hümniga sellest reisist, mis hakkab nii. I feel like I'm living